No nii, ma siis nüüd räägin täpsemalt, et mis seisus me omadega oleme. Tuleb aru saada, et me oleme täielikus eksistentsiaalses kriisis. Ja see on 4-tasemeline kriis. Ja selleks, et igat järgmist tasemet ära lahendada, peab kõigepealt eelmise taseme ära lahendama. Esimene tase on usalduskriis. Teine tase on majanduslik kriis. Kolmas tase on kultuuriline kriis. Ja 4. tase on demograafiline kriis. Enne me saab majandus korda teha, kui riik ei ole taastunud usaldust. Enne me saab kultuuri teha, kui riik ei ole taastunud majandust. Ja enne me ei saa demograafiat korda teha, kui kultuur ei ole korda tehtud. Et milles siis seisneb usalduskriis? Usalduskriis tuleneb sellest, et riigi institutsioonid on niivõrd palju rahva head tahet ja usaldust kuritarvitanud, et neid ei võeta enam tõsiselt. Kui prokuratuur ei näe probleemi selles, et vana inimest vägistatakse ja ütleb selle peale, et nagu võib-olla talle meeldis. Või kui meil on valimised, mis on täiesti läbipaistmatud ja ikka ja jälle võidab üks ja sama erakond ja seda ei suudeta tõestada, et need on ausad, siis ei ole selle riigi vastu usaldust. Kui Riigikogu muutunud lihtsalt kummitempliks, kus lihtsalt koputatakse ära seadused, mis tulevad kas Euroopa Liidu poolt või kuskilt erakondade tagatubadest või ametnikelt, aga nagu sisuliselt seal mitte midagi ära ei tehta. Tuleb aru saada, et koalitsioon on lihtsalt valitsuse pikendus ja opositsioonis sõidetakse lihtsalt üle. Sellises riigis ei ole demokraatiat. See on lihtsalt lolli mängimine. Eestis on väga levinud arusaam eliidi seas, et jokk on hea asi. Jah, Eesti demokraatia ongi jokk. Juriidiliselt on kõik korrektne, aga tegelikult on täiesti katastroof. Ja kuna me näeme, kuidas nad käituvad nende lahenduste otsimisel nii-öelda päris probleemidele, näiteks majandusele, ei keskenduta päriselt lahenduste otsimisele, vaid minnakse kaasa populistliku lähenemisega. Näiteks rohepööre. Juhitamatud energiaallikad tunduvad esialgu peale vaadates jah, et need on head, odavad ja toredad, et tuul ja päike ei maksa midagi. Aga see on populism. Sellepärast, et tegelikult sinna kaasa tulevad kulud on tohutult suured. Sageduse hoidjad, tagavarasüsteemid, akusalvestused, uued võrguehitused ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Me näeme seda kõike tegelikult oma elektrihindades ja üle maailmaga. Ja lõpuks hakatakse maksma selle eest eludega, kui elekter ära kaob. Nagu me Hispaanias nägime juba. Tuleb aru saada selleks, et seda asja korda teha, tuleb Euroopa Liidust välja astuda. Sest Euroopa Liit on muutunud bürokraatiliseks monstrumiks, mis kärbib riikide arengut. Nii lihtne see ongi. Meie kallis elekter tuleneb sellest, et Ignalina sulgemine oli üks tingimustest Euroopa Liiduga liitumiseks. Ja pärast seda nüüd rohepöörde käigus hävitati ka Narva elektrijaamad. Siis see ongi see, miks meil on elektri puudu, miks on elektri hind kõrge. Ja see on jälle usalduse probleem, et meil valitsevad ebakompetentsed inimesed, kes teevad lollusid nagu Euroopa Liit ette käsib, näitab. Või kas või lollused nagu Rail Baltica. Kiirrongiga piirini sõita on idiootsus. Sõjaliselt ei ole see mitte mingi kasu, sellepärast et seda ühte rongi rööpapaari on väga lihtne puruks lõhkuda. Aga ometi me paneme sinna 100 miljonit hakkama iga aasta. See on majanduskriis ja usalduskriis. Meie päris majandus peaks välja nägema selline, et me kõigepealt taastame oma põlevkivienergia. Seejärel ehitame kiiremas korras välja tuumaenergia. Aastaks 2035 on tegelikult võimalik Eestis tuumajaam püsti panna. Ja see jaam ei tohiks olla vana tehnoloogia. Aeglane neutroni jaam suurveega jahutamisel, vaid see jaam peaks olema kiire neutroni vedelmetall tuumajaam. Selline tuumajaam toodab rohkem kütust, kui ta ise ära kasutab. Ja see ei lähe füüsikaga vastuolu, et ei saa rohkem energiat sisse panna, kui välja võtad.
ta toodab kütust, mida ta kütab uraan 238, ta tekitab plutoonium 239 ja siis seda plutooniumit ta kütab. Ja seda plutooniumit tekib sama aja jooksul rohkem kui see, mis ta kütab ära. See tähendab breeder-reaktor. Ja miks on just selliste tehnoloogia ülimalt tähtis on seetõttu, et see võimaldab kuni 100 korda rohkem energiat saada välja samas kogusest uraanist kui praegused reaktorid. Lisaks võimaldab see kõik jäätmed praktiliselt ümber kütta, kõik praegused jäätmed. Aga see, nagu ma ütlesin, võtaks 10 aastat aega umbes ehitamiseks. Ja tegelikult ehitatakse 5-6 aastaga, aga seadus tuleb välja töötada ka mingi 3-4 aastat vähemalt. Ja mis veel? See pakuks meile põhivajaduse, põhienergiatarbe, aga tuleb ka kompenseerida tegelikult nii-öelda päevast kõikumist. Ja seda saaks kompenseerida kohalikede koostootmisjaamadega. Väikses suuruses igasse linna, näiteks mingi, ma ei tea, Paide, Viljandi, Haapsalu, Tartu ja nii edasi, ehitada siukse keskmine võimsusjaam 20 megavatti. See võimaldaks ära tasakaalustada ööpäevase kõikumise, mida tuumajaamad ei ole võimelised. Seega meie elektrisüsteem peab olema kahetasemeline. Põhitarbimine, tuumajaam ja muutuv tarbimine, need kohalikud soojuselektrijaamad. Ja hiljemalt need kohalikud jaamad ümber muuta geotermaaljaamadeks. Praegu see tehnoloogia veel ei ole päris valmis, mis võimaldaks korralikult sügavalt energiat välja võtta, aga see on viimastes katseastmetes. Ja korralik selline energeetika ülesehitamine võtab aega umbes 20 aastat. Aga siis meil on päriselt odav, puhas energia ja stabiilne. Mis puutub majanduse laiemalt, siis tuleb aru saada, et praegune majandusmudel, kus paar firmat domineerivad tervet sektorit, ei ole jätkusuutlik. Ja see on strateegiliselt asutusohtlik. Kui veerand või pool meie sealihast pärineb ühest farmist põhimõtteliselt, siis sõjaseisukorras on see farm strateegiline sihtmärk. Ja meil ei ole mingit õhutõrjet, et seda farmi kaitsta viisakalt öeldes. Kui meil oleks aga palju keskmise suurusega toodangut, siis see oleks tunduvalt parem. See toodangu kvaliteet oleks tõenäoliselt kõrgem ja inimesed, kes seda tööd teeksid või toodaksid, nende eneseteostusväärtus saaks rahuldatud. Tegelikult inimesed võtavad või tunnevad uhkust selle üle, mida nad teevad. Ja see on vajalik. See aitaks meie kultuuri. Ja samuti, kui me toodame sellises väikestes ettevõtetes või keskmise suurusega ettevõtetes kõrgtehnoloogilist toodangut, siis me kulutaksime palju vähem ressurssi, loodusressurssi. Me hävitaksime vähem oma loodust. Inimesed saaksid kõrgemat palka ja nad oleks vaimsemalt terved ja nad oleks rohkem motiveeritud. Mingi väike mutrike kuskil suures masinavärgis ei tunne uhkust selle üle, mida ta teeb. Tõenäoliselt tunneb, et elu läheb mööda ja ta on selle kohustusnud lihtsalt selleks, et nii-öelda leib lauale saada. Inimene, kes toodab päriselt enda jaoks ja oma firma jaoks, ei mõtle niimoodi. Ja seepärast ongi vaja meil selline majandusmudel üles ehitada. Teiseks, kui meil sedasi tootmine nii-öelda hajuks laiali üle terve Eesti, siis regionaalpoliitika oleks tunduvalt parem. Meil tekiksid uuesti tugevad kogukonnad, kes toetaksid üksteist. Sellepärast, et tekiksid töökohad nendesse väikestesse küladesse, mis praegu on väljas olemas. Ja see looks eeldused, et me saaksime hakata tegelema demograafiaga. Kui meil on inimesed, kellel on piisavalt raha, sest see on kõrge lisaväärtusega töö, võimaldab neile head palka maksta. Ja neil on piisavalt vaba aega ja neil on piisavalt hea mentaalne seis, siis need inimesed on võimelised lõpuks peresi looma. Praegused palgaorjad seda tegema ei ole võimelised. Kui sa saad 1200 eurot kätte ja sellest 600 eurot maksad ära üüri ja kommunaalide peale, siis sa lihtsalt ei ole võimeline peret looma. Aga see on tänapäeva Eesti. Aga minu visioon on see, et meil on keskmise suurusega ettevõtjad, inimesed on ise enda ülemused. Nad toodavad midagi.
ja siis sellega nad hoiavad oma leibkonna elus ja üleval. Ideaalis peame saavutama sellise majandusliku taseme, kus üks mediaanpalk on võimeline leibkond üleval pidama. See on hädavajalik saavutus, sest siis teine vanem saab tegeleda kogukonna jaoks hüva mingi tegevusega. Kogukonnad muutub tugevamaks veel kord. Nad saavad üksteist toetada, kui näiteks keegi jääb haigeks, siis ta teab, et tema naaber on nõus teda aitama ja nii edasi. Üks probleem, miks lapsi ei saada, on jah see, et meil ei ole raha. Teine probleem on see, et inimestel puudub sotsiaalne tugivõrgustik. Kui tal midagi juhtub, siis ta ei tea, mis tema lastest saab. Ja see on kurnav. Ja see mõjub mentaalselt kohutavalt. Ja sellepärast ongi vaja kõigepealt ära lahendada kultuuriline probleem, kultuuriline kriis, ennem kui demograafilist kriisi saab lahendama hakata. Ja ka see ei ole veel kõik selles mõttes, et tuleb aru saada, et kui me vaatame praegu Eestit, siis nii-öelda koos olevaid peresi, kus on üks vanem on ühest kultuurist või nagu ühest rahvust ja teine teisest rahvust, neid on väga vähe. Ja eestlased ja venelased Eestis elavad täiesti paralleelelu. Nad ei ela samas Eestis. Ja selle põhjus on see, et Eesti ei ole piisavalt hea riik, kuhu tahaksid teiste riikide või teiste rahvuste esinejad sisse sulada tegelikult. Me oleme läbi kukkunud kultuur. Me oleme läbi kukkunud riik. Ja mõelge ise, kas teie tahate liituda kultuuriga, mis on välja suremas. Ei taha. Nii lihtne see ongi. Miks me peaksime eeldama, siis teised tahavad? Ei ole ju loogiline. Ja nii kaua, kui ma aru ei saa, et me peame ise muutuma edukaks ja siis meiega tahetakse integreeruda. Mitte vastupidi, et me peame venelastele nuuti andma ja neid jõuga meiega integreerima. Nii kaua integratsiooni ei toimu ja me oleme seda 30 aastat näinud. Kui me muutume edukaks, siis see toimub. Ehk siis see kultuuriline probleem ja majandusprobleem lahendaksid ära või looksid võimalused nii-öelda demograafilise kollapsi ära parandamiseks ja lahendaksid ära ka suuresti ühiskonnagruppide vahel olevad pinged ja parandaksid inimeste mentaliteeti, vaimset tervist ja parandaksid ka regionaalpoliitikana. Aga praegune eliit ei ole võimeline sellega tegelema. Praegune eliit on lihtsalt juhuse tahtel sattunud, ma ei tea, pätikari põhimõtteliselt. Nad võtsid üle Nõukogude Liidust oleva mentaliteedi, et varasta ja vassi ja kõige tähtsam on raha, et siis oled edukas. Seda mentaliteeti on rakendatud Eesti rahva vastu kogu selle taasiseseisvuse aja. Ja seetõttu see riik ei arene. Las mõisakõis lohiseb nii-öelda. Ma mäletan 90-ndatel, päris ma mäletan seda. Inimesed olid tõesti täis lootust ja taheti, et sellest saab nüüd oma riigi, saab selle üles ehitada. Aga see sama pätikari, kes võimule sai, see eliit lihtsalt kuritarvitas seda usaldust. Ja nüüd ongi see, et keegi ei usalda seda riiki. Ja me ei ole enam uhked selle üle, kes me oleme. Sest meil ei ole põhjust olla uhked. Me oleme läbi kukkunud. Ja see on vaja korda teha. Ja esimene ongi see, et me peame eliidi välja vahetama. Peavad saama võimule inimesed, kes on päriselt võimelised seda probleeme nägema, analüüsima ja sünteesima korralikud vastused ja lahendused. Me peame lahkuma Euroopa Liidust. Sest Euroopa Liit on muutunud bürokraatiliseks monstrumiks, kes on suremas ja kes tõmbab endaga meid kaasa. Ja vähe sellest, Euroopa Liit tegelikult niikuinii ei olnudki kunagi plaanis siin Kesk-Euroopat nii-öelda aitama. Sest üks põhjustest näiteks või tingimustest, miks Baltikum vastu võeti, oli Ignalina tuumajaama sulgemine. Ja samuti nüüd rohepöörde käigus suletakse ka tegelikult Narva põlevkivijaamad ja selle tulemus ongi see, et meil on kallis elekter. Täpselt samamoodi ajude väljavool. See kõik on Euroopa Liidu tõttu. Me oleme kaotanud Euroopa Liidu tõttu üle 200 000 inimese põhimõtteliselt ja see on rahaliselt mõõtmatu kahju. Et jah, Euroopa Liit on Eesti häving. Me oleme Euroopa Liidu jaoks lihtsalt koloonia, kust väärtust välja võtta. Mitte mingi ala, mida üles ehitada.
et tuleb aru saada, et need 4 taset, usaldustase, mis on praeguse eliidi põhjustatud, majandustase, mis on suuresti Euroopa Liidu ja praeguse eliidi lolluse või saamatuse tõttu põhjustatud, kultuuriline tase, mis on Euroopa Liidu põhjustatud ja jällegi meie eliidi idiootsuste tõttu. Sest kui meil loobitakse vana aasta õhtul lapse nukke mööda lava laiali, siis ei tasu eeldades, et soosib kedagi nii-öelda perelooma. Või kui meie rahva muuseumis esindataksegi mingi, ma ei tea, vägistamisetendustega põhimõtteliselt. Või kui me kas või kuulame popmuusikat, siis see on lihtsalt rõve. See ei ole isegi originaalne, et jah. Ja kui meie kunstnikud arvavad, et kunst on lihtsalt sellepärast, et nad ütlevad, et see kunst on, siis see on ka vale. Kunst ei ole kunst sellepärast, et kunstnik ütleb, et see kunst on. Kunst on midagi, mis kutsub esile ajatut emotsiooni kõigis ja läbi meisterlikkuse. Et kui sa võtad eestlase saadata, ma ei tea, Jaapanisse neid losse vaatama seal, ta ei ole sellest kultuurist pärit, aga ta näeb, et see oli meisterlik ja see oli ajatu. Või Egiptusesse või Machu Picchusse või ma ei tea, Jumalale kirik katedraali vaatama. Kunst on midagi muud kui lihtsalt ropendamine ja šoki tekitamine. Aga meie nii-öelda kultuurieliit ei saa sellest aru. Meie poliitiline eliit, nagu ma ütlesin, on nõukogude pärand nende mentaliteedis ja samuti meie ametnike eliidis on nõukogude pärand, et las mõisaköös lohiseb. Ja seetõttu nad ei ole võimelised seda riiki lihtsalt korda tegema. Ja neil on võimalust olnud selleks 30+ aastat. Nad lihtsalt kantisid rahad endale, lõid omale toiduahelad ja nii ongi. Ja ennem kui me ei ole neid välja vahetanud, ei ole võimalik majandust korda teha, ennem kui majandust ei ole võimalik korda teha, ei saa kultuuri päästa ja häviva kultuuriga me ei saa demograafiat päästa. Ja kõik need vanad erakonnad, kes praegu Eestis eksisteerivad, mitte ükski neist, eranditult mitte ükski neist, ei saa aru, mis probleem on, millega me tegeleme. Kõik, mis nad teevad, on lihtsalt see, et nad üritavad seda häviva riigi ressurssi, mis natukenegi tuleb, endale krabada, nagu ma ütlesin, sest mõisaköös lohiseb, mõisniku tagant võib varastada. Seda võimalik palju endale krabada. Ja siis, ma ei tea, kuidagi moodi järgmiste valimistena ära elada ja loota siis, et ma ei tea, mida nad loodavad. Ausalt, ma ei saa aru sellest. Sest pikas perspektiivis, mida aasta edasi, seda halvemaks demograafia läheb, seda halvemaks majandus läheb, seda vähem seda ressurssi on, mida varastada saada. Ja see kukub kokku. Milline see kollaps olema saab, ma ei tea. Ja kes kardavad Vene ohu üle, siis ausalt öeldes Euroopa Liit ei anna meile mitte mingit garantiid, julgeoleku garantiid. Täiesti mõttetu on Euroopa Liit selle koha pealt. Ainuke asi, mis võib-olla mingi garantii annaks, oleks NATO. Aga ausalt öeldes ka see on küsitav, sest paber kannatab kõike. Minu arust Eesti saab panustada ainult Baltikumi, Soome ja Poola peale. Kõik muu on kauge ja neid ei huvita. Seega me peaksime hästi saama läbi Poola ja Soome ja Läti Leeduga. See on meie julgeoleku garantii. Ja seetõttu ma ei karda üldse ütlemast, et Eesti peab lahkuma Euroopa Liidust, sest Euroopa Liit ei ole meile mingi julgeoleku garantii, ta lihtsalt halvendab meie majanduskasvu ja rapib meid. Et jah, see oleks niisugune kokkuvõte, mis on vaja teha. Majandus on vaja ümber struktureerida väike ja keskmise ettevõtetega hajutatud majanduseks, mis toodab kõrge lisandväärtusega. Näiteks CNC pinkide ja 3D printeritega. See peab toimima stabiilsel korralikul energeetikal, mille jaoks oleks tuumaelektrijaam ja kohalikud soojuselektrijaamad. Eliit peab välja vahetama, sest nad ei ole võimelised seda nägema ja seda korda tegema. Ja kultuur peab muutuma uuesti jätkusuutlikuks kultuuriks, mitte mingiks populistlikuks jamaks.
ja need on eeldused selleks, et demograafiline kriis ära lahendada. Ja kui me demograafilist kriisi ära ei lahenda, siis eestlased surevad välja. See on meie tulevik.